No tervist, et kaua lubatud bussi tutvustav video aeg on nüüd käes, et edasi ma seda lükata enam kaua ei saa või pole nagu mõtet, sellepärast et vihm on jäädavalt vist siin. Hetkel on sadu veidi väiksem ja ma mõtlesin, et hea aeg on näidata meie laagrielu. Me oleme siis praegu Lucinda linnas ja meie laagriplats näeb välja selline. Hakkame siis pihta. Meie Wilson on siin. Selle katusealusega on niimoodi, et siia saab ka seinad ette panna, aga kuna me praegu üsna palju liigume ringi, siis oleks väga tüütu neid seinu panna üles-alla kogu aeg. Et selle katuse panek võtab ainult 5 minutit, aga need seinad muidu tuleks siia lukuga panna ja telk on ees ja kõik on nagu keerulisem nüüd. Aga jah, katusealune läheb sedasi bussi külje pealt, bussi taha ja veel edasi sinnapoole ka. Et see on tegelikult üsna kasulik, kuna me saame nagu oma asju hoida siin vihma eest niivõrd kuivõrd. Ärge pange tähele, kõik on juba sassis praegu, sest et vihmaga on väga keeruline seda elada. Aga siitpoolt näeb see siis välja selline. Katusel on meil siuke panipaik, et see on nagu selline kott, veekindel kott. Ma ei tea täpselt, kui veekindel ta nüüd praegu on, aga seal on sees kõik asjad, mida me nagu ei kasuta, et me ju pidime kogu oma elu kokku pakkima. Siin on meie paat. Aga nii, vaatame siis bussi sisse ka. Siin on meie voodi. Praegu on voodi mega sassis, aga tõepoolest me magame praegu ainult linaga, sest öösiti on hirmus palav. Nüüd vihmaga on veidi jahedam, et on täitsa mõnus, aga muidu pole isegi lina vaja. Päevasel ajal tavaliselt hetkinen on see madrats sedasi üles pandud, et siis me saame ligi oma asjadele. Praegu ma olen lihtsalt visanud kõik asjad siia eest ära, aga muidu me hoiame siin näiteks arvuti, blender ja duši asjad ja muud sellised tehnikavidened ja riided, et oleks kättesaadavamad. Nii, enne kui ma jõuan pistikupesadeni, ma näitan ära, et siit tuleb meile bussi elekter. Siin on pistik ja meie kohe jookseb siit läbi. Siia. Ja annab meile bussile voolu. Mis tähendab nüüd seda, et bussis sees me saame laadida oma asju. Ja tegelikult saame me teha seda ka siit, kus on siis nagu nii-öelda sigaretisüütaja ka. Et tegelikult saame me ka sõidu ajal asju laadida, ainult et siis jookseb ta teise aku pealt, mis on siin all. Et see nii kaua, kuni buss töötab, ei ole probleemi, peast akut tihaks ei lase. Siin on sahtel igast asjadega, mis meil vaja on. Ja meil on ju väga lahe tuli ka siin sees, nii, vaatan, kas ta praegu näitab. Et tehtud on meil siuke sinine, väga kihvt valgus siin sees. Et jah, see laadimiskeskus on nagu ülioluline või ülimugav, sellepärast, et õhtuti, kui on jube palav, siis meie elupäästjaks on puhur, mis puhub mõnusat külmalku. See on meil kogu aeg öö läbi sees. Teine elu lihtsamaks tegija on sääsetõrjevahendi pihusti, mis ka teeb elu lihtsamaks. On vaade hetkel siis selline. Siin on sahtleid, mis on täis meie riideid. Siin on rätikud, tegelikult seal on meil külgasjad ka all. Täpselt nii palju sajab kogu aeg, et see vastu vett täis. Seda pole siin ühendada. Siin on meie hommikune nõudehunnik, sellepärast, et ma ütlen, terve päev on sadanud padukat ja me oleme lihtsalt peidus olnud, et kui nüüd vihm vähemaks jääb, et siis me peseme need nõud ka ära. Et tegelikult on meil selline ka nagu
väliköök nii-öelda olemas, et see on nagu gaasipõletiga praegu. Seal peal saab grillida ja asjad. Meil on erinevaid variante, kuidas siin peal saab süüa teha. See on mudakrabi keetispott. Siin külmakarbis on meil tegelikult nõud praegu vihma eest ära. Siin on kõik meie nõud. Alumises kastis on veel nõusid, pannikotid. Meie gaas, teine küpsetusvahend. Ja vabandage väga, mu eesti keel on longab üle künga. Telgi me panime püsti peaasjalikult asjade hoiustamiseks, et meil oli kõik muidugi bussis. Ja meie kõige suuremaks abimeheks, nüüd selle meie, mis te siin näete, meie kõige suuremaks abimeheks on meie külmik, kus me hoiustame oma toitu. Me tahame kasta lahti kohe, sest vihmab sisse. Aga jah, see meie külmik, see siin. Et ta käib pealt sedasi lahti. Ja toit on seal sees. Need 2 karpi on täis kuivainid, igasuguseks kontserttoite juhuks, kui on pood kaugel või ei viitsi poodi minna. Siin on veel igast asju. See taga on lihtsalt kõik muu kämpi, matkavarustus, mingid autoasjad. Asjad, mida me igapäevaselt ei kasuta. Selline on maade ja minu magamistoaknast ette. Mis ma veel unustasin jätta, et meil on suitsuandur tubaas. Ja meil on ka tulekustuti olemas. Ja magnetid seinas erinevatest kohtadest, kus me reisime. Et siis selline oli kiire tuur, kuidas me siin praegu elame. Kõik sai vist näidatud. Ülimalt mugav on. Meie madrats on väga mugav. Spetsiaalne telkimismadrats, nagu pool madrats, aga väga mugav. Nagu magaks voodis. Nii me siin elame hetkel. Kes ajab. Aga ei kurda. Tegelikult on palju mugavam kui varem on olnud, et elu on seiklus.